Mida ma siis kõigile kuulajatele ja ka sinule öelda tahaks, on see, et ärge kartke, hirm tuleb ära eemaldada, sa oled alles 20. Sul on vähemalt 10 aastat aega, et katsetada mingi 100 korda, 90 korda läbi kukkuda. Tehke seda, mida te päriselt armastate, pange palju vaeva oma töösse. Tere, kallid kuulajad! Mul on rõõm teid tervitada. Meie oleme siis digitaalse audiovisuaalse loomingu konkursi andekatele noortele podcastis ja meil on siin kokku tulnud täna 3 vägagi andekat noort muusikut. Mina olen Roland Teer, olen BFM-i Iku Mumu eriala lõpetanud ning olen ise kõva muusikaentusiast ja tegelen siis praegu nii videoproduktsiooniga kui ka muusika tegemisega. Nii palju siis endast, aga lähme siis kohe andekate noorte juurde. Meil on siin selline bänd, Ehte Crew, Sergei ja Artjom. Tere hommikust! Tere hommikust! Kas te sooviksite lähemalt explainida seda nime? Jah, võime, sest me õpime Ehte Humanitaargümnaasiumis. Lihtsalt Ehte Crew. Kui vanad te olete? Ma olen 17 aastat vana. Okei, 17 aastat noor võib öelda isegi. 18 aastat vana. Ja üks meaning veel on see, et meie crews, meid on 4 inimest ja Ehte on ka 4 tähte. Teil on tegelikult 4 inimest, nii et 2 on kohal, jah? Jah. Mis siis teiste Debelinskitega juhtus? Kõik on korras, kuid nad ei osalenud DAFki konkursil ja sellepärast, jah. Okei. Aga kui nüüd võtta seda nime veel, et Ehte Crew, et see kõlab nagu, et oleks siuke bänd, kellel on hästi palju ehteid, et nagu Big Change ja Big Money, et kui kunagi saate plaadileping olla, et siis on plaanis palju ehteid ka osta? No teada, meil Chains on. Chains on või? Jah, me osalesime selle Pöhvi filmifestivalis. Sel aastal ja eelmisel aastal ka ja sel aastal see on mis see teema oli? See oli lühitansufilmi rubrika Koolitants. Okay. Ja meie filmi nimetus oli Chains. Väga huvitav. Mis see teie roll täpsemalt selle filmiga oli, et rääkige lähemalt sellest Pöhvi projektist, et see hakkas väga huvitama mind? Kas sellest aastast või eelmisest aastast? Räägime sellest Chains projektist siis. Olgu, siis ma ütlen, et ma olin kaameraoperaator ja see oli minu peamine roll. Ja sellega on kõik, Artjom. Ja sellel aastal mina ei olnud režissöör nagu eelmisel, aga mina olen lihtsalt peamine aitaja selle meie kuidas seda assistent äkki? Jaa, assistent, jah. Aga kas seda teost on võimalik ka praegu näha kuskil online'is? Praegu veel ei saa vaadata, kuid 2 päeva pärast, 28. novembril, see tuleb välja meie YouTube'i kanalis. Ehk siis praegusel Pöhvil, mis praegu toimub, et see filmike siis linastub? Praegu juba, see oli kinoteatris, jah, praegu... See Pöhv, mis oli? Praegu toimub. Väga äge. Kui pikk see oli? 5 minutit. Jah. 5. Okei. Väga cool. Me näete, meil ongi siin kohe, et muusikud, kes tegelevad ka siin filmikunstiga, et väga kõva, et meil on siin BFM-is ka siuke eriala nagu Iku Mumu, et integreeritud kunst, muusika, multimeedia, et ma näen, et te olete väga hästi integreerinud siin muusika
ja filmikunsti, et väga põnev, aga liigume siis ka meie, me ei ole siin stuudios ainult siis 3, meid on tegelikult 4, et meil on veel üks külaline tutvustamata, tema on siis Reinhard Müller Narva keelelütseumist, kes siis on ka TAVKi konkursilt osa võtnud ja seda ka väga edukalt teinud. Tere õhtust, Reinhard! Tere kõigile! Räägi natuke endast, Reinhard, mis mees sa oled ka? No ma sündisin Eestis, Tallinnas, aga praegu ma olen Narva Jeesus Ida-Virumaal ja ausalt öeldes ma enam ei õpi narva keelte lütseumi, sellepärast ma lõpetasin seda, et ma olen 20 juba aastat vana ja praegu õpin Tartu Ülikooli Narva kolledžis ja ma saan keeleõpetajaks. Keeleõpetajaks? Okei. Kas mõne pillikeeleõpetajaks äkki? Ei, lihtsalt inglise keeleõpetaja. Okei. Kuidagi ei ole muusikaga seotud. Aga mis su päritolu nagu on, et kas sa oled või kui ma vaatan nime, et see on niisugune nagu eksootiline nimi, et millised su juured on ka? No minu vanaema on sakslane ja saksa perest, kes elas Venemaal ja kui mina sündisin, mu vanemad mõtlesid, mis nime nad annavad mulle ja mu vanaema ütles, et Reinhard on hea nimi, kuidas teie arvate, kas võtame seda, võtame küll. Ja muidu kuulsin siin varem enne salvestust, et ütlesid, et su nimi on Rein, et siis võib lühendatult Reinuks kutsuda. Jaa, kindlasti. Okei, suurepärane. Nüüd, kui me siis oleme kõikide ägedate poistega siin tuttavaks saanud, lähme siis kohe see asja kallale, et räägime natuke rohkem muusikast, et ma tahaksin teada teilt, poisid, et kuidas te olete alustanud muusika loominguga, et mis teid nagu ajendas seda tegema, milline on võib-olla teie perekondlik suhe muusikuga, et kas teil on olnud mingid vanemad või vanaisad, pillimehed või lauljad, et kuidas te jõudsite muusika tegemise juurde? Alustame siis ehte crew poistest. Kes alustab? No siis mina avastasin selle muusikamaailma võib-olla 4. klassis, kui ma hakkasin õppima kitarri mängima ja ma käisin muusikakoolis 5 aastat ja mulle väga meeldis kitarri mängida, kuid ma midagi muud ei teinud. Ma lihtsalt mängisin klassikamuusikat ja nii edasi. Kuid juba gümnaasiumis, kui meie crew kogunes, siis hakkasin ma proovida teha midagi FL Studios näiteks, et midagi luua, midagi teha, et teised kuulsid minu teosed. Niisugune oli minu tee. Ma korra räägin, et siin, kuna meil videopilti pole, siis kui Sergei mainis FL Studiot, siis poiste rusikad tõusid kohe püsti vibutades, et tundub, et meil siin programm on teada, mida poisid kasutavad. Aga see on kõige lihtsam programm, et muusikat teha. Vastuväide. Mina olen Ableton mees. Ja ma arvasin nii, ma vaatasin sulle, et ma arvan, et ta kasutab Abletoni. Väga põnev, et kohe isegi ilma inimest tundmata võib vaadata, see on Abletoni mees. Aga jaa, ma võin põhjenduseks selle tuua, et ma üritasin ka alustada FL-iga ja ma ei saanud mitte midagi aru sellest. Miks ma olen Abletoni peale läinud on see, et ma hakkasin väga noorena videoproduktsiooni ja filmindusega tegelema ja kasutasin nagu mingi Sony Vegast algus ja siis läksin Premiere'i peale üle ja see nagu videoprogrammid on hästi kodused mulle ja ma saan nagu väga hästi aru nendest, siis Ableton minu jaoks nagu workflow koha pealt tundus täpselt nagu videotöötlusprogramm, aga ainult heliga. Et kõik oli minu jaoks selge, aga FL-is olid nagu ma alustasin, ma ei saanud väga hästi nagu näiteks mikseri tööst aru, on ju. FL-is on rohkem see, et seal on mikser, vaata, seal on, paned nagu sinna need efekte ja värk versus siis Abletoni layout on siuke, et sul on nagu pigem need read ja siis sa lihtsalt tõstad nagu põhimõtteliselt sinna ridade peale need efekte, et ühesõnaga see klikkis lihtsalt mul paremini ja pluss nagu ma ise mängin hästi palju live instrumentidega, kui ma muussi teen, et see on hästi hea nagu integration live instrumentidega ka. Aga okei,
Poisid, seletage FL-i plusse. Miks teile FL meeldib? No ma lihtsalt, see oli esimene programm, mis mulle pakuti, aga ei, ükskord minu tuttav ütles, kas sa tahad muusikaga kuidagi programmis töötada ja tahan, küll tahan, ja ütles, mul on Ableton see programm kaasas ja kui sa tahad, ma annan sulle ja õpetan sind, kuidas seda kasutada ja okei, teeme siis nii. Ja meie temaga ei kohtunud kunagi, siis me ei kohtu. Ja pärast ma ei mäleta kuidas, aga ma kasutasin FL Studiot pärast. Siis mul oli selline šanss kasutada Abletonit, aga ma ikka arvan, et ma proovin Abletonit kasutada ka. Et lihtsalt et otsustada, mis mulle rohkem meeldib. Aga kõik heliloojad, mis mulle meeldivad, nad kasutavad Abletoni, siis ma arvan, et kui minu eeskujud kasutavad teist programmi, võib-olla ma proovin, kas see minule sobib ka. Aga kes su eeskujud on? No ei tea, kas teie teate neid, aga teate, kes on Young Lean, see räppar. I love Young Lean, man. Ja tema produtseerijad, Young Sherman ja White Armor, nad on minu kõige parimad, minu arvates, et nende sounds ja kõik, nende tehnikad on mulle kõige meeldivad. Aga sa ise nagu produd siukest nagu Young Leani moodi asju ka või? Ma ise nagu räigelt vaibin siukest produ, mis ta teeb. Ma proovin, aga ma tahan, et kõik minu loomingud tulevad kuidagi loomulikult, et ma ei taha lihtsalt kopeerida, aga ma lihtsalt teen nende moodi, aga minu moodi ka. Et, ei, muidugi. Võib-olla minu viimased tracks, võib-olla nad juba on nende moodi, aga see lihtsalt tuleb loomulikult. No see ongi tegelikult ju niimoodi, et sa võtad ikka inspiratsiooni kelleltki ja sa paned oma twisti sinna peale ja vähemalt minu eesmärk on hopefully see, et sa aretad sellest välja mingisuguse oma žanri, vaata. Et nii ta läheb. Cool, aga ja millest me rääkisimegi? Me rääkisime tegelikult sellest, et kuidas Mussiga alustasid, et meile siis Artjom olid, jah? Artjomi pool oli. Minu lugu, osalt minu isa mängib akordiooni, aga väga harva, siis ja ta ütles mulle mõnikord ka, et oleks hea, kui sina alustad kitarri mängima. Siis kui mina olin 13-aastane, siis mina hakkasin õppima, pärast seda õppisin eraõpetajaga, siis umbes aasta. Seda mina jatkasin ise, meil oli üks muusikakoolibänd ka ja praegu mina olen üks liikmetest Ehte Krüüs. Väga äge, aga kui sa hakkasid kitarri vaata niimoodi õppima, et isa oli, et sa võiksid õppida kitarri ja hakkasid seda nii-öelda klassikalisel viisil õppima, kas sul tekkis või kas sa õppisid seda nagu hea meelega, et olid ise ka entusiastlik või pigem tundus see vahepeal kui kohustus ka? See oli nagu mina olen vaimustuses, kui mina tegin seda, et see oli kohustuslik, lihtsalt mina isa ütles paar korda, et oleks hea ja mul tekkis tunne, et mina tahan teha seda ka ja mina ei mänginud midagi klassikalist. Kui ma läksin minu eraõpetajale esimene laul, mida ta andis mulle, oli Tsoi, kui te teate. Tsoi, see on vene laul, ja siis mina alustan siin... ma ei tea Viktor Tsoid, et mis žanris ta kuulub? Kuidas? Et ma ei tea, kes on Viktor Tsoi, et mis žanri ta kuulub? Mis žanr see on? No ja rock, okei, arvasingi. Aga ta on nagu legendaarne, Venemaa legendaarne. Okei, toi. Okei, jätka? Jah. Sest tema lauludes on ainult võib-olla 4 akordi või jah, ainult 4 ja siis veel kord ja see teda laulu on väga easy. Lihtsalt seda õppida. Jaa, ma saan, ja see on üli hea ja
kuidas ma seda ütlen nüüd, noh, see on äge, et sul ikkagi oli endal see tahe ja nüüd sa tegeledki sellega, et ma pärast võin oma loo rääkida, et kuidas mul natukene käis üles-alla, on ju, aga praegu ma kuulaks hea meelega, milline siis see Reinu algus oli. no juba põlvkonnast peale mulle meeldis muusika, et mu isa pani mulle CD-plaatid, no mingid lauljad ja no mulle alati meeldis. Ja teises klassis ma astusin muusikakooli ja mul oli suurepärane pilliõpetaja, sellepärast mul on palju tuttavaid, kes vihkavad muusikat lihtsalt sellepärast, et muusikakoolis neil olid koledad õpetajad, jah. Aga mul oli suurepärane õpetaja Boris Seisonen ja tema kindlasti soodustas minu õppimist. Ja kui ma lõpetasin muusikakooli, ma tulin tema külla muusikakooli ja näitasin need tööd, mis ma tegin ja ma kindlasti teadsin, et ta kuulab neid ja annab mingit nõu. Ja vot, ma kuidagi hakkasin FL Studiot kasutada ja lihtsalt proovisin midagi uut luua ja võib-olla jutustan ka sellest, et üks kord minu sõber Lätist ütles, et mulle meeldib, mis sa teed ja ta andis mulle väga palju raha. Ma tundsin, et see oli väga palju raha ja ma ostsin endale FL Studiot, ostsin endale kitarri, ma ostsin endale mingeid asju, mis mul on vaja ja see kindlasti veelgi soodustas minu loomiprotsessi. Mul tekkis küsimus, kui palju raha, siis on kitarr, FL Studio, väga palju raha. Kui palju see maksab, kas see maksab ikka päris korralikult vist, jah? 250, ma arvan, või 250. Jaa, no see oli Signature Bangle. Aga see oli 1000 eurot. 1000 eurot. Okei. Ja ma isegi praegu ma ei tea, kuidas see välja tuli, et aga ühesõnaga, et sul siuke mingi sõber või tuttav nägi sinus potentsiaali ja otsustas, et ta investeerib nii-öelda natuke sinusse. Ma hakkasin mingid saated alustasin minu Instagramis, et mu sõbrad saadavad mulle mingid sample'id, lihtsalt mis nad ülikõva. Lihtsalt mis on nende ümber ja ma teen sellega midagi, loodan, et midagi hästi. Ja vot mu sõber nägi seda ja ütles, mulle meeldib, mis sa teed, seda kuidagi peaks arendada. Aga mis sellest saatest praegu saanud on? See sõltub minu koormusest ülikoolis, sellepärast ma arvan, ma tean, et see on lihtsalt hobi praegu, aga lihtsalt teen sõbradele, et aga ikkagi nagu ajasid edasi peale seda, ühesõnaga ta investeeris sinusse, on ju, ja sa siis tänu sellele saidki veel ägedamaid nii-öelda videosid teha Instagramis? Ma lihtsalt salvestan oma telefonis, et videot ma ei oska teha lihtsalt. Uue kitarriga? See oli elektrikitar, siis okay. Elektrikitarit ma ei kasuta nii tihti, aga ma lihtsalt tahtsin endale seda saada, et mulle meeldib, kuidas see kõlab. Siin saab jälle kerge integratsioon on ju muusika ja multimeedia vahel, et tood midagi videopilti, annad huvitavalt edasi. Aga kas sa tegid nagu niimoodi, et sa nagu flippisid sampleid, et keegi saatis sulle tala, et kuidas lind oksal laulab ja siis sa nagu tegid sellest mingi biidi või? Lindu mul veel ei olnud, aga ma meenutan, mis mulle see pole vaata, aga nagu üldiselt see näitena, et midagi taolist tegid. Näiteks keegi võttis see spoon, kuidas lusikas. Ja lõi mingit assi näiteks nii ja saadis mulle ja ma kasutasin seda sample'it, et ja oli vahva. Te Meister Jaani teate või? Teate, kes on Meister Jaan või? Tunne või? Jaan Tätet teate või? Okei, ühesõnaga Meister Jaan just eile scrollisin Instagrami ja nägin ta mingit laivi, et tal oli, ta on siuke nagu eksperimentaalne DJ, siuke muusik ka visuaalkunstnik on ju. Ülipalju oli tal neid igasuguseid heliblokke on ju, mingi rütmimasinaid ja siukseid asju, et olid ka, et
ta oli ära isegi sünkrooninud, nii et videopildis oli keegi, kes nagu mingi taob ukse linki või midagi, siis ta seal koha pealt tekitas mingeid haigeid rütmimustreid siis niimoodi. Jaa, ma tean veel üks inimest, kes umbes sama asi teeb ja no, mulle väga meeldib selline asi, aga üleüldiselt mul on see tee juba juba lapsest algusest peale, kui ma sündisin, olin nagu 5-aastane ja juba hakkasin tundma huvi muusika vastu. Me rääkisime siis praegu, kuidas te jõudsite muusikani ja te teete praegu ka muusikat, aga mida te akadeemiliselt näiteks teete praegu või jah, mida te praegu teete peale muusika siis? Kõigepealt ma õpin koolis, ma õpin 12. klassis ja see võtab üsna palju aega. Kuid ka ma tegelen videoproduktsiooniga ja praegu ma arvan, et see meeldib mulle natuke rohkem kui muusika, sest filmimise protsess ja see monteerimine, videomonteerimine on minu jaoks väga huvitav ja ma tunnen end väga mugav ja ma tean, et seda ma teen niimoodi, et see on suurepärane. Sest muusikaga ei ole see, ei ole mul niisugust tunne, et ma teen seda muusikat ja see muusika on vau! Seda muusikat teeb Artjom minu meelest. Ning peale videoproduktsiooni meeldib mulle väga disain, graafiline disain. Selles alas ma ka tunnen, et mina teen midagi, et see on suurepärane ja minu arvates ning mulle meeldib, sest on väga palju halba disaini ning kui ma teen minu disaini, siis ma teen maailma ilusamaks ja nii edasi ja see on minu jaoks hea tunne. Et ma teen midagi kasulikku. Ma nagu tegelikult täiesti samastun sinuga, et ma olen ka kaua teinud videoproduktsiooni, praegu ma töötan sellises produktsioonifirmas nagu Spark ja klientideks on Red Bull, Nike, Apple, kõik sellised suurimad tegelikult kliendid, mis üldse Eesti mastaabis nagu olla saab. Ja ma olen seal töötanud praegu mingi pea 3 kuud ja juba see experience on tõestanud, et mu tase on väga-väga kõrge, et ma olen suutnud seal juba nagu ettevõttele uusi kliente tuua lihtsalt tänu enda nagu contentile. Mida ma sellega öelda tahan on see, et ma tunnen samamoodi nagu sina, et kui ma teen nagu montaaži, videot, midagi sellist, siis ma saan alati kindel olla, et see tuleb tõesti suurepärane. Aga muusikaga ongi niimoodi, et seda on nagu raske, sa ei saa mitte kunagi kindel olla, et milline lugu sul tuleb, vaata. Kuna muusika on siuke, tegelikult on raske nagu nii, et iga track tuleb on ju bänger. Et muidugi ma arvan, et see on täiesti võimalik ja ma töötan aktiivselt sellega, kuna tegelikult mu eesmärk on ikkagist muusikas saada suurepäraseks, et videoga olen jõudnud sinna ja jõuan veelgi kaugemale kui praegu, aga muusika grind jätkub. Ja mis ma veel tahtsin öelda on see, et kui sa muusikaga tegeled, siis tegelikult video ja sellisest filmiproduktsiooni
on ka lihtsam teha, kuna väga-väga suur osa on videopildil ka heli ja tänu muusikaga tegelemisele ma olen siis saanud väga ägedat helidisaini teha oma teostele, mis avab täielikult uue niisuguse maailma siis vaatajale, et jah, need asjad lihtsalt käivad kokku väga hästi minu arust. Aga jätkame siis Artjomiga. Okei, kõigepealt mina tahan korrata, et Sergei on parim disainer, keda mina tunnen, see on minu meelest jah. Ja nagu ta ütles muusikast, et jah, mina ka õpin 12. klassis, ta võtab palju aega ja mina tegelen samal ajal muusikaga. Aga praegu kahjuks väga harva, jah, sest Teed harva muusikaga või? ja praegu, jah, võib-olla enne suvest väga tihti mina töötasin FL stuudios, kirjutasin palju muusikaid, mul on mitu demoversioonid oma laulu, võime kuulata seda pärast podcasti võib-olla. Praegu ka novembris mina reisisin palju, et olin Türgis, Leedus, Itaalias ja mina sain aru, et mulle väga meeldib reisida projektidega. Võib-olla Erasmusega nagu? Jaa, Erasmusega ja kui kas käisid nagu noortevahetusel või midagi? Jaa, midagi, see oli SCORE projekt, on seotud jalgrattaga. Ja mina sain aru, et kui ma astun ülikooli, et mina kindlasti tahan nagu veel kord osaleda. Väga, väga hea. Jätkame? No nagu ma ütlesin, ma olen 20 aastat vana, ma õpin Tartu Ülikooli Narva kolledžis ja õpin keeleõpetajaks ja praegu ma ei saa öelda, et ma postitan palju, kindlasti mitte ja lihtsalt mingid demofailid, mis kus on lihtsalt ideed, mis ma tahan, võib-olla ma realiseerin neid sügavamalt ja teen mingit laulu näiteks, aga praegu ja nagu poisid ütlesid, et ülikoolis ka ei ole nii palju aega, et ma tundsin, mul mingid tööd põlevad ja ma pean neid tegema ja pärast seda ma saan muusikaga tegeleda, aga mõnikord see üldse ei juhtu ja tööd tulevad ja pean neid tegema ja pärast seda teen muusikat, aga ja see ei juhtu. Aga küsimus sulle, Rein, et kust tuli siis selline karjäärivalik, et minna ülikooli keeleõpetajaks õppima? Minu ema on õpetaja ja ma lihtsalt tundsin, et koolis mul on alati tööd tegema, et ma lihtsalt kartsin, ma olen aus, kartsin oma elu muusikaga seostada, et mis juhtub, kui mul midagi ei tule välja ja mul peaks olema mingi praktiline eriala, et ma alati saan tööd, aga ma olen väga rõõmus, et sina tegeled sellega ja võib-olla teie kavatsete ka muusikaga oma õppimist seostada, aga ja mul sellest julgust ei olnud ja praegu mis saab, ma õpin õpetajaks, aga mul on unistus, et ma kirjutan muusikat või võib-olla soundtracks. See on minu unistus, aga praktiliselt ma õpin õpetamist. Jaa, sellepärast küsisingi, et ma arvan, et tegelikult väga paljud inimesed samastuvad sinuga, et ma olen ise ka kohanud palju inimesi, kes tegelikult on täielikud loomeinimesed, unistused on tegelikult kõik nagu loomevaldkonnas, aga siiski on pealt näha siis nagu täiesti teistsuguse eriala peal. Mida ma siis kõigile kuulajatele ja ka sinule öelda tahaks, on see, et ärge kartke, elu on niikuinii lühike, tehke ära seda, mis teid kotib. Kui te usute endasse, siis elu ei jäta teid hätta. Kui te töötate, kui te lihtsalt panete efforti sisse, usute enda teemasse, siis elu loob need võimalused teile, et hirm tuleb ära eemaldada, sa oled alles 20, sul on vähemalt 10 aastat aega, et katsetada mingi 100 korda, 90 korda
läbi kukkuda ja siis jah, ühesõnaga tehke seda, mida te päriselt armastate ja pange palju vaeva oma töösse. Aga mina ka astusin BFM-i, audiovisuaalne meedia, aga no kahjuks ei tuli välja, ma tegin mitu vigu ja olin konkurentsist välja, aga no minu jaoks see oli märk, et no ma olen Narva kolledžis ja no ja see ongi märk, et ma pean olema siin. Ja mulle praegu väga meeldib, aga mul no, oli see proov, aga no ei tuli välja, et võib-olla tulevikus. Ei, selles mõttes üldse ei taha kuidagi nagu öelda, et sinu valikud oleks kuidagi valed või midagi sellist, aga noh, et lihtsalt teistele kuulajatele värki, kuna jah, ma olen nagu näinud palju seda, et minnakse nagu asju õppima mitte nagu enda pärast, vaid siis nagu ühiskondliku surve millegi muu pärast, et no alati on no loomevaldkond on tegelikult keeruline, olgem ausad, et sa ei tea kunagi, kus su järgmine raha tuleb, kas ta üldse tuleb, on ju. Aga ebastabiilne, jah. Et see jah, kui te otsite stabiilsust, siis ärge kunstnikuks hakake. Õnneks minule sobib see ebastabiilsus, minu jaoks peavadki asjad olema kogu aeg lapes, selles nagu heas mõttes, et erinev ja niimoodi. Aga ega ta kerge ei ole, aga lihtsalt see lootus ikkagi särab, et üks päev me võidame niikuinii. Ja. Nii, okei, selle teemaga sai siis aetud, aga tegelikult ma siis kuulasin teie võidulugusi ka. Ma ei mäleta nüüd täpselt, mis oli tegelikult. Kas teil oli mingisugune kitarriga tehtud siuke, okei, ma mäletan ja ma küsiks natuke siis TAVK-i ehk siis digitaalse audiovisuaalse loomingu konkurss andekatele noortele võidulugude kohta. Et alustame siis Ehtecrew'st, et kuulasin seda lugu, et kust see loo idee tuli, rääkige lähemalt, kuidas see lugu sündis, milline see protsess oli ja mida see lugu üldse tähendab? Mina arvan, et mina pean alustama, sest mina kirjutasin seda laulu. Eelmisel aastal, nagu me juba ütlesime, et me osalesime BÖFFis ja oma filmiga ja see laul, millega me osalesime ka TAVK-i konkursis, on meie filmi soundtrack. Ja peame soundtrack. Lihtsalt mina olen inspireeritud ühe lauluga. Mina arvan, et te tunnete arvutimängu The Last of Us. Ja selle soundtrack ja mina olen inspireeritud sellest. Lihtsalt istusin, mõtlesin midagi veel ja proovisin, mulle meeldis lõpuks ammiti ja seda salvestasin. Seda mixing, mastering or. Aga kui sa nagu tegid seda lugu, siis kas sul oli juba teada, et sa kasutad seda selle filmi soundtrackina? Jah. Ehk siis sa olid, kas võib öelda, et sa olid inspireeritud ka siis sellest filmist, et kas kaadrid olid juba näiteks tehtud, et kas sa teadsid, mis see kontseptsioon on? Osalt kadrid ei olnud tehtud. Kadrid filmiks me nagu tegime 30 minuti enne kui me filmisime. See oli nagu improvisatsioon ja vot niimoodi. Aga ma mäletan seda, et seal on palju track'i meie soundtrack'ist ja üks on mängitud kitarris ja meie filmis üks poiss ja nad istuvad lõkke ääres ja üks poiss mängib seda soundtracki ja ma filmisin ja ma mäletasin seda muusikat ja pärast ma kuulsin seda kuskil kas Artemi külas või
või kui me koolis jalutasime ja lihtsalt muusika hakkas mängima ja siis mõtlesin, kust ma tean seda motiivi. Sergei ei saanud aru, et see on soundtrack. See on väga muusika. Mina palusin meie netlejad, et palun, kas sina võid seda mängida kitarriga? Ja sa mängisid, see on filmis sees, on ka see laul. Äge motiiv minu jaoks. Ja see oli loodud enne, kui me filmisime kõike. Enne, jah. Lihtsalt mul oli ülesanne, et kirjutada midagi, et oleks sobiv. Aga sulle kui siis videoprodutüübile, et kas sind inspireeris see muusika siis looma teatud stiilis filmi? Teate, meie filmis ei ole niisugust nagu üks stiili, sest meil on seal komeedia, natuke horrorfilmidest, lihtsalt sitcomist ja aga drammist. See soundtrack on üks osa sellest filmist lihtsalt või? Jaa, see on mitte nagu terve aeg? Ei, mitte terve aeg, mul on palju. Ühes stseenis on ju? See, millega me osalesime, see on nagu peamine. See on peamine soundtrack. Ja vot. Ja mida mina tahtsin ütelda? Kuid stiili meil ei olnud. Ma sõnasin natuke valesti võib-olla. Lihtsalt tujust. Okei. Lihtsalt, jah, kui toimub midagi uudne filmis, siis peame nagu aga see produ pool oli full sina, Artjom? Mind aitas veel üks poiss ja ta kirjutas, ta mängib klaverit ja ta kirjutas üht meie lauludest. Ta kirjutas 3 teost, ma mäletan. Aga me kasutasime ainult üks. Jah. Aga kui sa kirjutad lugu, siis kirjelda, millest sa tavaliselt alustad, et kas sa nagu alustad mingisuguse instrumendi mängimisega, kas sa otsid splice'ist sample'it, kas sa kuulad lihtsalt muusikat ja sealt võtad inspiratsiooni, et milline see on, et istud stuudiosse ja mida sa esimesena teed? Okei, siis veel kord see alguses see sõltub minu tujust ja ülesannest. Kui mina lihtsalt kirjutan midagi iseendale, siis tavaliselt mina võtan kitarri, mõtlen välja midagi kitarriga ja pärast seda mina panin seda FL Studiosse. Siis proovin lisada midagi veel. Pille või see beat lihtsalt. Jah. Okay. See ei ole väga raske, lihtsalt inspiratsioon. Aga Sergei, kas sa teed muusikat ka või nagu, kui sa teed muusikat, siis kuidas sa seda teed? No, ma istun oma arvuti taga ja hakkan lihtsalt panema instrumenti, klaverit, violi, kitarri ja nii edasi ja pärast midagi saab välja, võib-olla ei saa ja siis ma teen midagi uuesti, mul pole süsteemi. Siuke lihtsalt nagu helide otsimine alguses. Et mis nagu inspireerib, sealt hakkad edasi ehitama? Ja, ma kasutan ka pluginit, VST pluginit, nagu minu lemmik on Nexus, sest see on kõige suurem, kõige laiem valik helidest. Omnisphere ka. Ja, Omnisphere ja ka. Kas te ostisid Omnisphere'it või? Okei, saan aru. Ja, mina ostisin, ja. Sponsor. Selles mõttes, ja VST bloginet, aga nagu, mida sa ikka väga osta saad, olgem ausad. Muidugi siis, kui ma läksin ise Maci süsteemi peale üle, siis ma olen pidanud ostma natuke pluginaid, kuna lihtsalt ei ole saadaval. Ja ma saan aru, mul on ka Mac ja seal poole tasuta pluginid seal. No tegelikult leiab üllatavalt palju, aga näiteks üks mu lemmik plugin, mis on väga laia spektrumiga kasutamise poolest, on Sound Toys,
siuke bundle, seal on mingid, ma ei tea, olete kuulnud mingid Ecoboyd, Jaa, kindlasti. Microshift ja ma unistan nendest, et ühel päeval ostan neid. et ma ostsin mingi soodukas oli ja $300 oli, ma otsin nagu terve interneti läbi, et Macile saada seda programmi, kuna see maksab päris palju, aga siis ma nägin mingit soodukat, ostsin $300 ära, et jah, see on siis üks, mille ma olen täitsa välja ostnud. Aga muidu siis vahepeal maksin Seerumi, seda Splice'is on siuke teema, et saad iga kuu maksta mingi väikse summa ja siis kui sul on kõik see makstud, siis sa lõpuks saad selle endale, et ma vahepeal maksin Seerumit, aga siis ma lõpuks ei kasutanud seda nii palju, siis ma lõpetasin praegu ära. Ja mul tuli meelde veel üks asi, et kui ma kuulen midagi huvitavat ka internetis, siis mul tekivad uued ideed, mida mina võin kirjutada, see ei ole lihtsalt, et mina istun kitarriga, aga ka kui ma kuulen midagi kusagilt, jah. Aga okei, lõpuks laseme ka Reinul rääkida, et mulle tuleb päris täpselt meelde, milline su teos oli. Pika nimetusega. Ma korra kuulan. No ka siuke kitarri algusega. Kas on see lo-fi? Jaa, kindlasti see Oh, lo-fi Jaa, stiil. see üks sample, mis seal tagasi jah, siuke ehe see lo-fi. Nii, räägi sellest lähemalt, kuidas see teos sündis? No, mõnikord mina ka istun kitarriga ja lihtsalt mängin, mis tahan. Ja see sample oli praegu sinu mängitud? Jaa, ma salvestasin seda. Ja mul on see harjumus, et kui midagi hea tuleb välja, siis ma salvestan seda lihtsalt oma telefonis. Ja kui aeg tuleb, ma lihtsalt scrollin ja vaatan, mis need ideed mulle meeldivad ja mis nendes on võimalik midagi teha. Ja see laul oli väga kiire. See idee oli väga kiire, et ma salvestasin. Järgmisel päeval ma salvestasin seda juba arvutisse ja tegin seda. Pärast see võttis mitu päeva, et teha mixing ja mastering, aga see lihtsalt oli nagu idee, mis jäi siiani. Üks kord mul oli sama lugu, aga mina tegin ainult ühe päevaga seda. Kas tahate kuulata? Jah, kitarr. Ja, tahan küll. Jah, kas oli see? Ei. See. Lihtsalt kitarr. Me oleme ka lo-fi gang. Jah. Ole väga veel. I could rap to it or sing to it. Open the beat. Yeah, it sounds good. Ja kui me räägime siin juba kiiresti loomingust, siis nagu te ka praegu välja tõite, siis väga tihti kõige paremad asjad juhtuvad täiesti eksprompt, et niimoodi, et sa ei ootagi mitte midagi ja sa teed midagi hästi kiiresti ja siis tulebki midagi välja. Nagu näiteks, ma siin vahepeal, kui oli paus, näitasin vaatasime siis minu teost, mille nimi on Kapsas. Selle teosega oli siis selline lugu, et mul oli siis ülikoolis vokaalikursus ja oli vaja teha siis oli Eesti vanasõna, tulis panna oma võtmesse kasutades audiovisuaalseid vahendeid ja ma unustasin täiesti selle tähtaja ära, ma arvasin, et see on mingi veits hiljem ja siis ma olin kell 3 päeval rongis ja tuli sõnum, et meile õpetajatelt, saatke siis täna 00-iks oma teosed ära. Siis ma olin nagu paanikas, et oh my god, see oli tänaseks või, kuna ma alati tahan kõike audiovisuaalseid asju nagu parimal tasemel teha ka ülikoolis, siis kerge paanika tuli korra sisse. No mis ma ikka tegin, võtsin kohe notesi lahti telefonist rongis ja kirjutasin lüürika valmis, refrääni ja sõnad ja mõtlesin, et mis vanasõnast võiks teha, kes sõna tuli pähe, et lapi peal ilma nõela pistmata, vanasõna.
siis panin selle oma võtmesse, jooksin oma stuudiosse, rekordisin ära, timmisin instrumentaali, mõtlesin kiire video, et peksaks lihtsalt videos kapsaid puruks pesapallikurikaga, hellasin sõbrale, et kuule, vitsid mind filmida, kui ma kapsaid puruks peksan ja siis filmisime ära ja öösel monteerisin ja jõudsingi valmis ja elu kiirem projekt ja kõikidele väga meeldis ja see läks isegi ülikooli YouTube'i üles, et jah, see on niisugune hea näide, kuidas vahepeal, kui sa võtad selle ülemõtlemise ja mingi kriitilise, mingi enesekriitika või selle kõik ära ja paned lihtsalt jumala suvalt nii, et flow pealt, siis võib midagi väga ägedat juhtuda. Kas teil on ka selliseid veel mingisuguseid siukseid lugusid, kus te olete justkui hästi kiiresti midagi teinud ja? Jah, üks kord me jalutasime ehte Krüga Kadriorgis, jah. Lihtsalt äkki otsustasime, et me peame salvestama oma burp. Oh no. Rookse. Jaa. Pärast seda mina tegin viitis sellest ühe päevaga, jah. Päris äge 808. Jah. Ja tuli bänger või? Ja me tavaliselt kuulame seda autos, sest bass on väga hea seal. Väga hästi. Aga teie ehte crew poisid, et te olete veel 12. klassis, et mis on teie tulevikuvaated, et kas tahate ülikooli minna, kas tahate tööle minna, tegelete loominguga või mis plaanid on praegu? Keeleõpetaja näiteks. Arvame, et ülikooli, jah. No vot, ja mul on ka plaanis ülikool, aga no vot nagu õpetajaga ma tahaksin hambaarstiks saada. Hambaarstiks saada? Sest mul on ema hambaarst, mul on õde hambaarst ning oleks suurepärane, et ma jätkasin oma peretraditsiooni ja ka... Aga kas see on päriselt see, mida sa ise tahad teha? Või see on lihtsalt pere pressure? Jah, no mulle ka see meeldib ja mulle meeldib idee, et no ma olen arst, ma aitan inimest, et no mulle meeldiks idee, kui sa ikka disainer oleks või videoprodu vend. No teate, seal on ka... ma isegi ei tea sind, aga ma ei tea, see kõlab niimoodi, et nagu järgid peretraditsioon, aga tegelikult oled andekas disainer ja kunstnik. Jah, aga hambaarsti selles valdkonnas on ju need asjad, et näiteks hambade modelleerimine arvutis, see on ka natuke seotud disainiga, et teha seda kroonid ja et teha... ma tean neid, jah. Teha hambad ja disainima seda arvutis, pärast seda teha modelli, seda kaunistada ja siis panna. Ning see on huvitav minu jaoks. See on, ma ei ütle nii, et see on minu ema unistus, minu ema palve, et mina oleksin hambaarst, et see on stabiilne töökoht ja nii edasi. Mulle ka see meeldib ja et kui sul oleks valida, et kas sa tegeled filmiproduktsiooniga, monteerimisega, disainiga versus siis hammaste poleerimisega, et kumma sa päriselt valiksid? Vot praegu ma ei saa täpselt öelda, kuid detsembris ma arvan, et ma sõidan Tartusse ja mul seal toimub see tudengi varjupäev. Ja siis ma vaatan, mis see on, kuidas nad õpivad. Aga kui praegu valida, siis jah, ma arvan, et hambaarst on minu jaoks, no see on huvitav, sest ma ei tegelenud sellega ning see pakub mulle huvi. Kuid ka ma arvasin sellest, et disainiga ma ju võin tegeleda nagu hobbiga, nagu praegu, sest see ei ole minu töö, see on minu hobbi ning ma ei arva, et see hakkab mind segama, kui tulevikus ma olen hambaarst. Aga loodame, et ta vähemalt teeb reklaamvideo selle hambaarsti polikliiniku jaoks. Ja suurepärase logotüübi, mis ei ole seotud hambaga, sest te vaatasite, et kõik logotüübid, mis on hambakliinika, on seotud just selle hambakujuga. Ja. No,
no see on loogiline no aga see on banaalne. ja aga nad võiks panna siukse logo, kus on mingi räppar ja Cold Teethiga, vaata. aga tegelikult, kui ma kunagi saan rikkaks Miljo räppariks, ma panen Cold Teethid su juures, saab ta. olgu, ma ootan. ja ma tean, mu üks sõbranna tegi endale kanepilehe siia hamba peale. Võib sellest, et see siukest disaini ja värki, see on päris kunstiline siuke hambaarsti pool. Tean. Aga Sergei, mis on sinu tuleviku vaated? Sergei on siin, jah? Artjom, jah, sorry. Kõik on korras. Plaanid, jah? Jaa, et kui sa rääkisid ka, et tahad ülikooli minna, et mis eriala oma õpinguid jätkata ja siis mul on 3 valikut, kas minna TalTechi kusagil, jah, IT-valdkonnaga tegeleda, jah. Teine valik on BFM-i, et režiiga tegeleda ja 3. on kusagil välismaale. Võib-olla juhul, kui mina tahan näiteks audiodisainiga tegeleda. Okei. Väga cool. Soovitan kindlasti BFM-i proovida. Siin on fun. Et jaa. Väga põnev. Mul üks asi tahtsime mainida, et kuidas Sergei on seotud meie lauludega, et ta on distribuutor. Kui sina tahad, sina võid ka midagi veel etustada sellest. No jah, kui te tahate kuulata meie soundtracki, sest see on Apple Musikas ja Spotify's ja jah, sest mis sinu töö on distribuut? jah, mis minu töö? Oota, ma saan pärast võtta. no jah, ma saan küsimusest aru. Mis sinu ülesanne distribuutorina on, et ma tean, et enda muusikaga ma olen siukse asjaga teinud nagu väga paljud teed nagu DistroKey'd, paned sellega igale poole Spotarisse, Apple'isse ja igale poole üles, et kas sa siis teed kuidagi muud moodi? No ma kasutan see distribuutori veebilehi, kust see teos saab Apple Musikasse, Spotify'sse ja nii edasi. Aga enne ma teen natuke masteringi, sest on vaja, et see muusikateos oli nagu kõlaks samamoodi see oli kõlaks nagu standard on. Selleks ma teen masteringi, selleks, et heli oli ja nii edasi. Pärast ma teen seda artwork'i, coveri, et sest see on disain ja mulle meeldib disain. Ja lihtsalt saadan ja teen promot ja sellega on kõik. Super. Mul on üks küsimus, mida ma tahaks ise nagu väga teada teie käest, et kas te olete saanud mingisuguse kunsti jaoks, muusika või video, whatever, inspiratsiooni sellisest asjast, mis ei ole otseselt kunsti või muusikaga seotud. Ma võin oma loo rääkida, et ma kirjutasin ühe loo niimoodi, et ma mängisin suvel rannas rannavõrkpalli ja siis mingi tuul tuli ja ma lõin nagu servi ja see pall nagu tuli kind of tagasi, vaata, selle tuulega. Siis ma nagu ütlesin, et nagu bumerang. Ja see sõna bumerang jäi mulle aiu täiega kummitama, ma mõtlesin, et bumerang, huvitav nimi või huvitav sõna tuleb tagasi. Ja siis ma kirjutasingi siukse loo, mille nimi oli Bumerang ja siis ma mõtlesin, et vau, ma sain nagu siuksest väiksest elulisest hetkest inspiratsiooni, et teha nagu lugu rääkiski sellest põhimõtteliselt, et kuidas kõik, mida sa teed, tuleb sulle ringiga tagasi, nagu bumerang. Ja bumerang oli see metafoor, mis seda edasi kandis, et siis mitte nii otse välja öelda. Et kas teil on nagu mingid taolisi inspiratsioonipuhanguid olnud, et kus te võtate täiesti suvalise asja ja saate sealt mingi asja tehtud? Tead, see on nagu kõige tihedamini, see juhtub kõige tihedamini niimoodi, et lihtsalt suvaline asi tuli meelde ja mina teen midagi sellega.
võib-olla Ma mingi konkreetne näide tuua? mina pean leidma seda leidma, jah. Võib-olla mina räägin, no kui sa otsid, et ma ei ole üldse luuletaja, et no kui mul on mingi sõna, ma ei saa üldse midagi sellega teha, aga minu jaoks muusika, no tervikuna, on pildid ja see on just see põhjus, mis ma valisin Davki konkursil eksperimentaalmuusikat ja miks ma ise kirjutan instrumentaalmuusikat, et ma ei ole luuletaja, aga mul on need pildid peas ja ma tahan kuidagi luua, nagu joonistada muusikaga ja see on just see, kus ma otsin oma inspiratsiooni, näiteks ma mäletan kuskilt lapsepõlvest mingit pildi, mis on mul peas lihtsalt, mis ma nägin aastad tagasi ja ma mõtlen, et see kõlab vot nagu see ja loon midagi, siis minu jaoks vot muusika on pildid ja see on vot nii minu jaoks, siis ma tunnen, et kõik muusika on nagu pildid ja kui ma kuulan muusikat, mul on alati mingid pildid peas käivad, näiteks vot see laul kõlab nii või see, no mitte laul, isegi ilma sõnadeta, see on nagu vot, kuidas ma tundsin tol ajal, siis ja see, mis mind inspireerib ka. Ja vot sa mainisid sellest, et muusika on pilt ja kui me filmisime seda Chain'i filmi, kuna ma olin kaameraoperaator ja seal oli muusika ja see tüdruk ta tantsis. Ning kui ma kuulsin ja vaatasin, kuidas ta tantsis, mul tekkis niisugune emotsionaalne tõigus ja siis see ei ole nagu minu, kuidas seotud minuga, et ma teeksin muusikat või kirjutaksin luuletust, siis kuidas inglise keeles võib ka ma tõlgin minu emotsioonid kaameraga ja pildiga ja siis ma teen movements niisugused, et seda, et kõigi nende emotsiooni seda, et kõik kinoteatris vaatasid ja tundsid samamoodi, kui mina tunnen siin ja samal, kui ma filmin. Siis siin ma arvan on laulu või video nimetus ka räägib midagi, et see on ainus sõna, mis sa saad oma mõtted ka edastada. Siis minu jaoks laulude nimetus on väga oluline minu jaoks, sest see on ainult see üks sõna, mis ma saan jagada, aga järgmiseks tulevad lihtsalt helid. Viimane asi, olen paar näidet leidnud ja esme on, kui me olime sõpradega suvilas ja tegime šašlõkki, siis sellega mina kirjutasin üht laulu ka. Aga see oli lihtsalt, see oli nali, jah. Naljakas laul. Ja teine on, minu sõbrannal oli väga tähtis mälestus, mis oli seotud rohelise ja punase tulidega. Ja ehte Kruga me kirjutasime laulu sellest ja the lights green and red and they stare without you, jah. Kõlad väga ilusti. Suurepärane. Aga me peame siin vaikselt hakkama otsi kokku tõmbama. Ma küsiks teilt ühe viimase küsimuse veel, et mis on teie edasised plaanid muusikaga? Ma kavatsen sellega tegeleda, jätkata, aga ma väga loodan ja unistan, et ühel päeval ma töötan lauljatega ja loon nende jaoks. Et mul on üks sõber, kes teeb videot ja ka salvestab audio, aga ta ei oska, ja ei taha pühendada nii palju aega, et sellest luua nagu terve laulu. Ja ta palub mind, et ma
miksisin ja teen masteringut ja annan talle ja see on see suurepärane koostöö, et ma teen muusikat, ta teeb videot ja ma arvan, et see on see esimene samm ja pärast seda tuleb rohkem ja rohkem, et ma isegi teenisin ükskord raha, et ta ütles, et üks inimene tahab üht laulu laulda, aga instrumentaale ei ole. Siis kui sa teed laulu, siis me split raha ja sa saad poolt ja mina saan poolt, sellest tööst, mis me teeme. Ja ma unistan, et see võiks minu tööks saada, aga see oli lihtsalt unistus praegu, aga ma loodan ja lihtsalt töötan, teen, mis ma teen. Ei ole lihtsalt unistus, see on su eesmärk ja sa jõuad selleni. Aitäh, see ongi. Mina usun sinusse. Aitäh, Roman. Okei. Ja oleks väga hea, kui tulevikus minu töö on seotud loominguga, muusikuga, sest mulle väga meeldib see asi. Aga praegu mina väga siiralt tahan lõpule viia minu laulu, mis on praegu demoversioonis. Ja, see on minu eesmärk. Suurepärane. Mina lihtsalt kirjutan muusikat nagu iseendale ja ei kavatse jagada sellega, kuid võib-olla ühel ajal tulevikus ma jagan oma teoseid, aga jah, ma lihtsalt kirjutan, et nagu peres või sõprade ringil seda mängida ja nii edasi. Ning kui Artjom lõpetab oma teose, siis ma võin seda distribuerida. Super, ja te olete poisid nii noored ka alles, et teil on veel helge tulevik ees, et jaa, lihtsalt jätkake enda kunstiga ja see läheb aastatega paremaks ja ühel hetkel oletegi juba seal, kus praegu unistasite, et oled. Aga mul oli väga tore vestlus teiega, inspireerisite mind, loodan, et saite ka siit huvitavad mõtteid ja võib-olla saate nüüd mõne loo kirjutada selle podcasti kohta, inspireerite selle kohta, aga aitäh teile ja aitäh kuulajad, et kuulasite, kohtume juba järgmises episoodis, kus meil on järgmised andekad noored ja jälgige siis digitaalse audiovisuaalse loomingu konkursid andekatele noortele ka sotsiaalmeedias, Facebookis ja kõike head. Tšau, paka! Aitäh!